tere, minu nimi on Kristi Jõeorg ja mul on hea meel, et minuga siin on Ivar Raav. tere, Ivar! tere, Kristi! Ja kui sa veel ei ole kuulnud, 21. jaanuaril 2026 toimub tööohutuse ja töötervishoiu trehv. Ja mul on hea meel teada anda, et minu arvates tuleb ettekandmisele selline teema, millest tööohutuse kontekstis kas üldse või peaaegu üldse ei ole räägitud. Ivar, millest sina tuled meile rääkima? Mulle tundub see isegi kummaline, et sellest ei ole räägitud, sest et ma tahaks rääkida sellest või arutada selle üle ja saada ka praktilisi kogemusi selle üle, et miks me tegelikult eirame ohutusnõudeid, et mis on seal taga. Et olles ise juhina pikki aastaid töötanud ja täna töötades mentori ja terapeudina, siis ma näen, et nende erinevate käitumismustrite taga, mida me üritame töökorralduste ja reeglitega muuta, et seal on mingisugused sügavamad kihid. et, et miks inimesed eiravad näiteks ohutusjuhendeid, ehk et mis on see enesehävitusliku mustri taga olev aspekt ja et üldse see on enesehävituslik käitumine, kui me eirame neid reegleid ja miks inimestel on kombeks neid asju eirata, kus on need lood, kus on see minevik, mis siis hakkab esile kerkima nende eiramiste juures. Just. Ja minu arust hästi tore on ka see, et sul on hästi pikaajaline juhtimiskogemus, sa oled ise inimestega hästi palju praktiliselt kokku puutunud läbi koolituste, nõustamiste, coaching ute, no nii palju versioone, et minu jaoks on tulemas üks tõeliselt äge ettekanne ja ma kutsun sind sinna ka kuulama. Ivar, mis sina arvad, miks peaksid inimesed tulema tööohutuse ja töötervishoiu trehvi kuulama? Mm. No kui inimesed tahavad nii füüsiliselt, intellektuaalselt ja vaimselt jääda terveks, siis ma arvan, tasub tegeleda sellega, et kuidas selle tervist hoida, et olles siin nagu lääne ühiskonnas, kus me tegeleme nagu haigustega pigem, et siis ma arvan, et see lähenemine on, kuidas ennetada, ehk et me ei peaks tegelema, olgu see siis füüsiliste, vaimsete, intellektuaalsete probleemidega hiljem, ehk et see on nagu ennetustöö. Ma arvan, et see on nagu põhipõhjus, kuidas jääda terveks, ehk et mitte tegeleda haigustega, vaid kuidas tegeleda tervisega. Just, kuule, see on väga kaunis punkt siia. nii et olete kõik oodatud 21. jaanuaril 2026 ehk siis järgmisel aastal Tallinnas tööohutuse ja töötervishoiu trehvile. Ivar, sinuga näeme seal ja teiega näeme juba seal. kohtume ka üsna pea.